tuleb välja, et igal tegevusel siin maailmas on õige ja vale viis, kuidas seda teha. Hetkel on TikTokis trend, kus eksperdid näitavad, kuidas olla õige naine, kuidas käituda elegantselt, kuidas lihtsalt perfektselt eksisteerida. Me peame jälgima, kuidas autost välja astuda, kuidas kotis sobrada, kuidas vett juua, kuidas kohvi nautida, kuidas ära kõndida. Ma saaks neid asju edasi loetleda. Tuleb välja, et inimesed on etiketist vägagi huvitatud. Suurimatel sisuloojatel on sadu tuhandeid ja isegi miljoneid jälgijaid. Need ülipopulaarsed videod on täiesti äärmusest äärmusesse. Mõni õpetab kuninglikult herneid sööma ja teised... Jah. Being an overly anxious woman, constantly being in a state of worry is annoying and very unattractive. It's extremely unattractive. It's a huge turnoff to friends, to family, to romantic partners. What? Ja see ei ole mingi väike nähtus, et üks sisulooja sattus mulle For You page'i. Ei, neid on siin jalaga segada. Näiteks, Tetiana Jordan on kogu oma TikToki kanali üles ehitanud sellele, et naise iga liigutus peaks olema läbimõeldud ja elegantne. Õige naine keerab minema kõndides oma keha sektsioonide kaupa. Kõrge väärtusega naine sätib autopeegli enda järgi, mingil juhul ei tohi ta ennast ise liigutada. Kui sul miski esimese katsega ei õnnestu, võid sama hästi kohe ennast Mul hakkab ausalt pea valutama juba. Anna andeks, ma pean võtma selle. Karl! Joo, tšau! Kõht lahti mul või? Ma olen viimane inimene, kes teab etiketist midagi. Ma söön 2 suupoolega nagu vana metslane ja istun nagu mul ei oleks selgroogu olemas. Nii et võtsime ühendust etiketi final bossiga, Riina Aasma. Riina õpetab meie tähtsatele riigijuhtidele diplomaatilist protokolli. Panin enda kui koopa inimese proovile. Kui palju mul on igapäevaelust kombeid külge jäänud ja millega ma panen täiesti puusse. Käitume Riinaga, nagu oleksin tähtsal sündmusel. Tervist! Tere, mina olen Riina, mina olen presidendi kantselei protokollisakonna juhataja. Meeldib tutvuda. Ma juba segasin vahele oma nimega. Mis asi on etikett? No mis sa arvad, mis on etikett? Etikett on midagi sellist, mis tuleb meile kodust kaasa, mis ongi sellised õiged käitumisreeglid. See, mida on meile õpetanud vanaema ja vanaisa ja ema ja isa. No, kõige lihtsamad asjad, eks. Ma ütlen tere, kui ma ruumi tulen, ma ütlen aitäh, ma ei nätsuta nätsu, kui ma räägin kellegiga. Tegelikult mina võtakski selle võib-olla kokku nii, et need on sellised käitumisreeglid meie ümber, alates kodust, bussist, kuni tõesti siis koolini ja töökohani. Et kõik see, mis puudutab nii-öelda häid kombeid. Kust jookseb see piir, et sa teed nagu üle seda? Et sa oledki nagu robot lõpuks, sa oled liiga viisakas. No ma ei väga seda ei usu, et on võimalik olla liiga viisakas.
aga ma arvan, et on võimalik olla ebaloomulik ja liiga pingutatud. Kui sa tuled minuga kohtuma, ütled mulle tere, eks ju, me tervitame, aeg-ajalt me anname üksteisele kätt, aga kui sina hakkaksid nüüd tegema niksu või põlvili viskuma ennast või tegema reveranssi, eks ole, et siis on see nagu ilmselgelt ülepingutatud. Tere, tervist, tere tulemast ja ütlen, kes ma olen, võib-olla siis nagu teen 2-3 korda niimoodi, eks, et ma ei jää siia sind tervitama, ma just nii, täpselt nii, hea näide, ma ei jää sind siia patsutama, ma ei jää sind siia kuidagi nagu toetama, eks ole, et selline hea, ilus, väärikas tere on tervist, mina olen Riina. Hey man, it's nice to meet you. Oh, what the hell? Mis TikTokis praegu käib, on see, et kuidas võtta oma kotist asju, kuidas võtta veepudelit maast, kuidas, kui näiteks ma nüüd ära kõnnin, kas ma keeran terve kehaga või ma vaatan korra tagasi ja siis keeran nagu siuksed asjad. Minu arust see on nagu üle piiri läinud. Ja mina esiteks ei nimetaks võib-olla seda väga etiketiks. Kas see on järjekordne välja mõeldud lollus, et naistel oleks veel raskem elu või kas on tõesti nii oluline, kuidas ma hingan, kuidas ma seisan ja kuidas ma kõnnin? Kas sellele on vaja koolitusi, mis maksavad 100 eurosid? Kui konkreetselt kotist asjade peale võtmiseks läheb, siis me ju teame, et daamidel on teinekord päris suured kotid ja seal on väga palju asju, eks. Et kõige ütleme, hullem või rumalam või naljakam, mis võib tegelikult juhtuda, on see, et see situatsioon muutubki koomiliseks. Et kui sa ei vaata sinna kotti ja sa seal midagi sobrad ja muudku nagu, siis see tegelikult on ju kõrvaltvaatajale naljakas, eks ole. Oi ei, ta vaatas pudelit, kuidas ta sealt korgi maha keeras. See ei ole üldse viisakas. No, mis mina, kui ma oskaks nagu daamilikkusest rääkida, siis ma muidugi ei paneks seda pudelit tõesti maha.